missuguse mehega te sellel aastal tutvute? Esiteks, mees on selline, kes võib väga palju teie järel luurata. Ta võib olla armukade. Te saate kuskil reisil kokku siis, kui te teete teatud valiku, nii et teie teed kohtuvad. See mees on ka selline, kes on niisugune paras unistaja. Ta võib pakkuda teile huvitavaid ettepanekuid, kuhu kuskile minna, millega tegeleda näiteks on ju. Missuguse mehega te sellel aastal tutvute? Sauade kuninganna karikate. Teid natuke kurvastab selle mehe käitumine, sest te ise olete hästi aktiivne, võib-olla olete täiesti niisugune loov naisterahvas on ju, aga kuidagi tema käitumine teid kurvastab. Aga miks kurvastab? Sest et tundub, et see mees on rohkem selline, kellel on väga suur ego, kes naudib ainult seda, kui temal on hea, mitte teistel on hea. Missuguse mehega te sellel aastal tutvute või kohtute, jah? Sauade 2, sauade 4. Inimene, kellele meeldib tähelepanu, vot sellise mehega te kohtute. Ka meeldib talle naiste tähelepanu, aga te peate arvestama, et kui tal ei ole tuju, siis tema läheb kuskile mossitama. Ja kui teda keegi jälgi või keegi teda ei kiida, siis ta nagu väike laps hakkab mossitama. Nii, missuguse mehega te sellel aastal kohtute? Ja teile pakutaksegi lihtsalt see kohtumine välja, tõesti võimalik, et te lähete kuskile puhkama, kas soojale maale või lihtsalt ilm on soe, lähete kuhugi vee äärde ja sealgi, ja kusjuures teile meeldimine tuleb tegelikult ja see armumine tuleb nagu suhteliselt kiiresti on ju. See viib teie suhted muutusesse, sest see suhe tundub hästi ilus, siukene soe, väikseline ja see näitab võidukaarti, eks ole, et justkui olete võitnud sellise mõnusa auhinna, et nii mõnus mees, et ma olen nii õnnelik, on ju. Aga siis hoidke nii-öelda ka nendel hobustel silma peal, et vaadake, kuhu te sõidate selle suhtega. Te naudite seda, te olete ise selline õnnelik. Aga siin on varjatud asjad tulevad välja. Ja vaadake pärast tõesti, et te ise ei kahetse. Kõik ei ole selline, nagu paistab siin selle mehe puhul. Ja selle mehega peate olema ettevaatlik.